Mina käisin viimati lasteaias 60 aastat tagasi ja nüüd on taas see võimalus, et veedan ühe toreda päeva lasteaiaõpetajaga koos. Mängime lastega me siin mänge ja ega ma täpselt ei tea, mis mind vees veel ootab, aga hommik on kell 8 kuskil ja lapsed just praegu lasteaeda tulevad ja ma lähen siis siia Saue Midrimaa lasteaeda õpetajaks. No mis õpetaja mina? Pigem lohisen lihtsalt vooluga kaasa, aga kullerkupurühma õpetaja Mariann on juba kohal ja suurem osa lapsi ka. Nii et kui meie lasteaeda jõudsime, oli mängimine juba alanud. Mis kell õpetaja rühma tuleb hommik? Mina tulen niimoodi 7:30, aga mõnikord ka varem, et kui mul tahangi täiesti vaikselt ja rahulikult midagi veel paberitööd ennem teha või päeva ettevalmistada, siis mõnikord tulen ka kella 7 kohale, aga jah, rühm läheb meil lahti 7:45. Et minule tegelikult meeldib kulgeda koos päevaga, et ma tulen ja varem ja mulle meeldib nagu tegelikult suht vahetu planeerimine. Vahel laps tuleb hommikul rühma, tal on midagi põnevat, siis hakkab teema hoopis ümber selle keerlema, et sellest kõik nagu oleneb. Et me enne sööki siis me vaatame oma päeva ära, et see ei ole nagu hommikuring, aga lihtsalt korraks koguneme kokku. Nii, aga mida siis meie see tänane päev ootab, see 12. juuni? Nii, praegu on siis lasteaeda tulemise aeg. Veel on, ma arvan, mõned lapsed on kindlasti veel puudu. Siis teie saite juba, kes te varem tulite mängida, siis me teeme täna kindlasti ka hommikuringi. Siis, nagu te märkate, meil on täna natuke teist, selles suhtes on meie päev ikka nii nagu on, aga meil on täna külaline, kes siis hommikuringis saab lähemalt ennast tutvustada ja siis te saate talle küsimusi esitada ja nii kohe hakkame me hommikus sööma. Nii, aga korrapidajad, minge siis enda sinna positsioonidele, võtke siis teie esimesena ja siis hakkate nimetama, et nimetage siis, kes tulevad, et korda mööda öelda, et kes siis tulevad toitu tõstma. Lapsed kõik ise teevad seda, katavad laua. Ja, nad on nii suured juba, et kõike ise, et no nii, korrapidajad, kõik on laua taga. Täna hommikusöögiks on supp. Sööpik kohmäärtega. Headisud. Aitäh. Tuli juba otsas. Võtad juurde? Jaa, tema on veel väga hea sööja. Üldiselt tegelikult väga tublisti lapsed söövad. Mäng on väikese inimese töö ja õpetaja päev sisaldab kohe kindlasti ka selles kaasalöömist. No nii, milline laseme Eeval värv? Nad on siis niimoodi nagu välja kujunenud paarid kuidagi. No ikka ja juba selles vanuses on tekkinud üldiselt sellised kindlad sõprussuhted, kellega ikkagi rohkem soovitakse mängida. Nagu mängitakse rohkem ja kui juhtub niimoodi, et kedagi ei ole paarilist, siis oledki. Ei pruugi alati, et see oleneb päevast nagu, et aga jah, vahel tahad just seda oma sõpra. Nii. Läheme sinuga klotsidega mängida. Mul hakkas siin praegu mäng, jäi pooleli, siis ma pärast. Siis kui teil on mängitud. Ja siis ma kindlasti üritan teie juurde tulla. Tuleb aga nüüd minna teise lubatud mängu juurde. Ai, selline asi. Mis siit tuleb? Siit tuleb vesi. Mis asi? Sealt tuleb vesi. A vesi tuleb? See on nagu mingisugune bassein või? Jaa, bassein tuleb tasuda. Või see on mingi kindlus? Mängu juurest on alati lapsi keeruline ära saada, aga õpetaja Mariann seda oskab ja korraldas väikese tutvumisringi. Ja see, mis tal siin on ja mis minul ka siin on, need on mikrofonid. See läheb sinna kõik sellesse kaamerasse, seal taga on Riho. Riho on ta nimi. See kaamera võtab kõik üles ja läbi selle kaamera siis see lähebki asi kõik televiisorisse. See salvestub sinna, seal on sellised spetsiaalsed salvestusseadmed ja nemad selle materjali pealt, mis teie siin siis kõik tegite ja meiega koos täna, siis sellest nii palun. Millal see tuleb siis teile? Vaat see on hea küsimus. Ma isegi ei oska sulle vastata, aga ma arvan, et see võiks juhtuda näiteks järgmisel teisipäeval, ehk siis meil on see 16. kuupäev äkki. See läheb TV3. See läheb TV3. Uudiste saadetes. Keerulised küsimused alati ei oskagi vastata. Nii see päev kulgeb, mängides ja joostes. Vahepeal ikka puhates ka. Aga päeva lõpus minnakse rühmaga veel õue. Ja nüüd võite tossud panna, et nüüd ärge neid panna. Kenert,
palun mine oma kapi juurde. Nii kaisukad võivad jääda kappi siis, kui ei ole kotti. Tere! No nüüd ei tundugi, kui palun üldsegi ja palun. Palliribadeks mänginud juba. Kas see selline tööpäev lastega hommikust õhtuni jutab läbi ka kuidagi õpetajal? Nii kui koju ikka saan, siis päris kergesti uni tuleb, et eks ta ikka natukene väsitab, et siin päeval ei saa arugi sellest, aga kodus annab tunda. Sa saad ise ju vereinimene, kui sa olid nagu noorem ja siis olite ja seda sama tööd tegid, et kas sa nagu selles mõttes tööd nagu koju kaasa ei viinud, et kodus on ju vaja enda lastega ka tegeleda, oma perega ka tegeleda ja järsku tuleb niisugune motivatsioonikriis. Ma ei jõua, ma ei viitsi, ma ei taha enam. Enda laste peab tunnistama kui endal olid lapsed väiksed, et ega siis suvepuhkused ei olnud puhkused, et siis lihtsalt seesama töö oli kodus, aga lihtsalt vähemate lastega. Et oli üsna nagu väsitav küll see aeg, nagu kui nad väiksemad olid. Mis see õpetajale kõige suurem tänu on? Robin ja Markus juba jälle kaklevad. Kaklevad, kohe tulen lahutan nad ära seal. Lasteaias on nii palju neid rõõmu pakkuvaid. Kus veel on selline töökoht, kus lapsed tulevad ja keegi sind kallistab, ütleb kogu aeg, kui armas ja hea ja ilus sa oled, et kuskil mujal ei ole seda. Pluss saab nii hea ilus ilmaga saab ju õues olla nii palju, et igal juhul palju parem töö kui kontoris istuda. Minu arust on nii rõõmuv töö ja mina nagu minu jaoks on see just, et kui lapsel jääb selle hea mälestus lasteast. Selle positiivse sõnumiga me selle toreda päevaga lõpetame. See oli ühe lasteaia õpetaja argipäev, seda suhteliselt kokku võetult uudisformaadis. Tuleb vaid kiita neid, kes seda rasket tööd teevad.